Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. No nii, tere tulemast taas uue hommikused rahajutud või see salvestus meil toimub õhtul õhtuste rahajuttude ajastusse või uute aastasse, kellega me veel ei ole näinud või kuulnud, siis selle aasta raames me teeme, ma ei tea, kas on uus hooaeg, aga kindlasti uus programmide sari, kus me võtame ette võib-olla veidikene siukseid spetsiifilisemaid teemasid, sest eelmised hooajad me oleme käinud aktsiaid, võlakirju, selliseid tavalisi investeeringuid ja seekord ma tahan ette võtta midagi sellist, mis võib olla veidikene keerulisem, aga samas mille kohta järjest rohkem on küsimusi. Ja täna meil külas on Roman German, kes on esiteks ta on finantsvaba krüptoinvestor. Ehk ta keskendub krüptole, ta on krüptoklubi asutaja ja kuna järjest meil esiteks ma just eile vaatasin, et nii Bitcoin kui Ethereum hakkasid uuesti kasvama ja mina isiklikult olen krüptosse ka alustanud investeerimist, igasuguseid erinevaid projekte, mis baseeruvad blockchain tehnoloogiale, krüptoahela või selle ahetehnoloogial järjest tuleb turule ja seega me peame lihtsalt sellest teemast rääkima, mis asi see on. Meil oli ka strateegia kiirkursus koos Kristjan Liivamäega, kus Kristjan ütles näiteks, et tema arvates krüpto ei ole enam selline eraldi varaklass, vaid teda võib sõltuvalt sellest projekti sisust käsitleda sisuliselt tavalise varaklassina. See võib olla raha, ehk Bitcoin on pigem raha, mõni teine krüpto võib olla näiteks osalus, või võlg, et selles mõttes väga põnevad ajad, et me räägime, nagu mina olen aru saanud, et krüpto on muutnud seda tehnoloogilist poolt, aga tegelikult see investeerimisteema käib ja reeglid käivad jätkuvalt samamoodi edasi. Seega mul on hea meel koos Romaniga täna nendest teemadest rääkida ja tere hommikust õhtust, sõltuvalt, kes meil järel kuulab. Tere, Roman! Tere ja väga tore on siin olla. Ja ma ei tea, kui palju meil kuulajad on krüptost teadlikud, aga ma tean, et minu koolitustel jätkuvalt tuleb selliseid täitsa algusest küsimusest, et mis asi see krüpto on, sest kuigi krüpto esimesest loomisest on aega aastaid, siis tegelikult jätkuvalt paljud inimesed ei saa sellest pointist aru ja mis või kui suure innovatsiooniga tegemist on ja äkki me alustame sellisest väga lihtsast küsimusest, võib-olla sa oled juba väsinud sellest küsimusest, aga kas sa saaksid meile selgitada, mis asi see krüpto on? Kuidas see blockchaini kokku puudutab, nagu kuidas see asi toimub ja miks see järsku just investeerimisvahendiks on muutunud? Okei, et see on küll lihtne küsimus, aga vastus on nagu keeruline. Sul on maksimum 3 minutit. Üks tund aega ka rääkida. Nali. Kust alustada, sellest, et mis on krüpto ja mis on see blockchain või blokiahel, siis nad on tegelikult nagu erinevad asjad, et üks asi ja teine asi. Et kui ma alustan blokiahelast, see on lihtsalt nagu tehnoloogia, et kui sa võid tavalisest maailmast alternatiivi tahaksid tuua, siis kui mõelda interneti peale, siis internet on nagu tehnoloogia, aga siis on veel sul näiteks internetis on võimalik teha e-maile saata või sul on võimalik teha videokõnet, mis on kõik nagu mingid programmid või aplikatsioonid seal, mida sa saad internetis teha. Et nüüd blokiahel ja krüptoraha nad suhestuvad üksteisesse samamoodi, et see blokiahel on see tehnoloogia, mille peal need krüptorahad kõik töötavad ja krüptoraha on siis nagu üks moodus ainult, kuidas seda blokiahela tehnoloogiat saaks kasutada. Et kui ma natuke täpsemalt räägin, siis mis see blokiahel tegelikult on, ta on nagu lihtsalt andmete salvestamise üks moodus, ta on andmebaas, et kui sa, ma ei tea, mingit internetiteenust kasutad, siis sa
salvestad seal midagi, siis tavaliselt need andmed salvestatakse kuskil ja öeldakse, et andmed on pilves või cloud'is on ju, et tegelikult see tähendab, et need on kusagil suures, ma ei tea, andmejaamas kusagil, kus on tuhandeid arvuteid ja siis seal on nad nagu salvestatud, aga plokiahela puhul, kui sa teed näiteks Bitcoini transaction'i, et ma saadaksin sulle Bitcoine, siis kus need andmed siis salvestatakse, et see ülekanne toimus, siis see salvestatakse plokiahelas ja plokiahela, miks ta on nagu teistmoodi andmebaas on see, et enam ei asu andmed ainult ühes kohas, vaid nad asuvad nii-öelda üle maailma kümnetes tuhandetes kohtades laiali, et hästi palju koopiaid on nendest, et see on see, võib-olla olete kuulnud, et krüptoraha on detsentraliseeritud, siis see tähendabki, et koopiad kõikidest tehingutest, mis krüptorahaga kunagi on tehtud, nad asuvad võib-olla kümnetes tuhandetes kohtades üle maailma ja siis, kui ma ei tea, ühtede andmetega peaks midagi juhtuma, siis alati kusagil on need järgmised andmed, et selle peale võib mõelda umbes nagu, et kõikidel on sama raamat on ju üle maailma ja nüüd, kui ma ei tea, ühte raamatut üritatakse võltsida, siis see võrgustik teab, et see üks raamat enam, ta on teistsuguse sisuga kui ülejäänud raamatud ja siis see võrgustik enam ei usalda seda ühte raamatut. Et samamoodi siis see plokiahel vaatab neid koopiaid siis kõikidest tehingutest, mis krüptorahaga on kusagil tehtud. Ja kui kusagil ühed andmed ei matchi ülejäänud süsteemiga, siis lihtsalt neid andmeid enam ei usaldata, et usaldatakse neid andmeid, mis on siis nagu enamuses nii-öelda. Et ma arvan, et see on väga hea tegelikult selgitus, et tegemist on lihtsalt uue tehnoloogiaga ja mulle meeldib ka selgitada, nagu sa mainisid, detsentraliseeritud on ju. Ma toon tavaliselt sihukese näite, et kui meil on üks LHV pank on ju, kui me tahame tehinguid teha, ma tahan Romanile saata 1 euro väärtpaberi kinkida, siis LHV salvestab kõik andmed enda andmebaasi. Aga kui meil on detsentraliseeritud, kui näiteks LHV asemele me saame nüüd tegelikult kasutada plokiahela tehnoloogiat, on ju, siis tegelikult Romanil oleks oma andmebaas, minul oleks andmebaas, kõikidel meil kuulajatel potentsiaalselt saaks olla oma andmebaas, aga kindlasti see andmebaas oleks mitmetel kohtadel, sisuliselt sihukest üht LHV panka enam ei oleks vaja, sest see andmebaas asub nagu paljudel kasutajatel ja igaüks nagu kontrollib, et nii, kas tõesti, kas Ekateriinal on 1 euro selleks, et edasi saata seda teisele isikule. Ja kui on, siis aktsepteerime seda tehingut ja kirjutatakse ja täiendatakse neid andmebaasid üle. Et minu meelest see oli väga hea selgitus. Ma ütleks veel, et sa saad väga täpselt õigesti aru, aga miks üks on nagu parem kui teine, et miks need inimesed, kes on krüptousku nagu mina ise, et miks ma arvan, et see on parem kui see praegune süsteem, kus LHV omab sinu kõiki ülekandeandmeid ja kus Swedbank omab kõiki sinu nagu andmeid. See on lihtsalt sellest, et näiteks seal LHV-s põhimõtteliselt kusagil on mingi IT-tiim, kes hoolitseb nende andmebaaside eest. Ja see tähendab, et kusagil seal tiimis on üks või mitu inimest, kellel tegelikult on ligipääs ka nendele andmetele. Ja isegi kui praktikas seda võib-olla Eestis ei juhtu, teistes riikides võib juhtuda, et ma ei tea, keegi töötaja tahab oma kasu eesmärgil näiteks andmeid seal muuta või midagi, et ma ei tea, et võtab kõikidelt klientidelt 100 eurot kontolt ära, kannab need oma kontole ja siis kustutab ära jälje, et ta seda tegi nagu. Ja siis kliendid lähevad kaebama, ütlevad, et mul on 100 eurot või 1000 eurot kontol vähem ja siis ma ei tea, pangatöötaja ütleb, et mis asja, et siin pole ühtegi väljavõttest ei tule välja, et see raha kuskil oleks liikunud, et ei saa olla, et see on nagu võimatu. Aga niisuguseid asju me teame, maailmas on nagu juhtunud. Ja nüüd krüptorahaga või siis selle plokiahela tehnoloogiaga see on võimatu lihtsalt, tehnoloogiliselt võimatu. Et sellepärast ta on nagu samm edasi turvalisuse mõttes. Ja kui küsida, et kas ma arvan siis, et pangad kaovad ära, kindlasti ei arva seda. Ma arvan, et pangad ühel hetkel kolivad üle selle plokiahela tehnoloogia peale, kuna see on ülemuslik tehnoloogia. Et ma ei tea, 10-15 aasta pärast samamoodi olete pangas, teil on pangakonto ja te võib-olla isegi ei tea seda, et kõik need tehingud seal taga käivad krüptos kuidagi. Ehk sisuliselt sa arvad, et pangad jäävad ja siis nad jätkuvad meie käest tehingutasusid võtmas, samas kasutavad krüptotehnoloogiat, on ju? Täpselt nii, jah. Et seda on juba näha, et seda vaikselt toimub. No jah. Ma olen sinuga täitsa päri. Tegemist on tehnoloogiaga, millel on lihtsalt suuremaid eeliseid võrreldes selle vana mudeliga. Aga täpsustuseks ka, sa mainisid, et ei ole võimalik võltsida, kuidas need andmed seal kaitstud on?
kui mina oman kõiki andmeid, selles mõttes ma saaks ju vaadata, kui palju sul näiteks raha on. sa saadki vaadata, et see ongi ka üks neid selliseid, ma ei tea, kas innovatsioone või üks asi, mis see plokiahel nagu tegi, et kui tihti meediast on ju loeta uudiseid, et öeldakse, et krüptoraha on halb, et sellega mingi narkotehinguid tehakse ja Jah. sellist. Tegelikult nagu isegi CIA peadirektor ütles kunagi 2012 või 2013 aastal ütles, et nad sooviksid nagu, et kõik tehingud tehtaks krüptorahas, sellepärast et siis nad saavad, nendel on nagu täielik läbipaistvus, nad näevad kõiki tehinguid ja nad saavad kõiki neid nagu track ida, ehk et kui sina saadaksid mulle Bitcoine näiteks, ma ei tea, käisime koos kohvikus ja siis ma maksin su eest, sa pärast maksad oma võla mulle Bitcoinist tagasi, siis ma saan minna ja vaadata sinu selle aadressi järgi, kust sa mulle raha saatsid, et kui palju sul kontol raha on ja ma saan vaadata ka seda, et ma ei tea, kuhu sa veel oled raha kandnud või et kes on sulle kandnud. Ma näen kõiki neid tehinguid. Ainuke asi, mis on siis erinev, on see, et ma ei tea tegelikult, et kes on selle nagu konto taga või kes on selle krüptoraha rahakoti taga, et ma näen ainult mingid tähtede ja numbrite kombinatsiooni, aga ma ei tea, kas see on ju Ekaterina Tint või see on mingi Roman German või kes iganes see on. Aga kohe, kui sina ütled, et mulle, et see on sinu rahakott, siis ma saan juba hakata nagu pilti kokku panema. Nii, aga kas järgmine küsimus veidikene läheme detaili, aga jah, krüptoahelas on kirjas, seal on siuke nagu pikk kood on ju, mis on lihtsalt rahakott. Meil pangakonto on tavaliselt seotud mingi konkreetse isikukoodiga, saab isikut väga kergesti tuvastada. Aga kas see tähendab seda tegelikult, et meil peab olema mingi täiendav mehhanism, mis teeks selle tuvastuse ära? Et kuidas saab veendunud olla, et ei tule, et Roman ei tule ja ütle, et kuule, Ekaterin, mis sa jamad, see ei ole sinu rahakott, see on tegelikult minu rahakott, kas sina ei teadnud sellest? Et kuidas saab veenduda, et see on õige isik seal taga? Siin on nüüd nagu kaks vastust, et nii kuidas see krüptomaailm ehitati, või kuidas Bitcoin tehti, et selleks, et ma saaksin veenduda, et sina oled mingi rahakoti omanik, siis on nagu üks võimalus on, et ma lasen sul kanda sellest aadressilt, mis sa väidad, et on sinu rahakott, lasen kanda sellelt kontolt enda kontole natukene raha, ütlen, et saada mulle 1 euro, on ju. Ja kui ma näen, et siukene peale seda kokkulepet tuligi see 1 euro mu kontole, siis ma saan nagu öelda, et okei, et järelikult sa siis vist kontrollid seda rahakotti. Teine variant on, et saad lasta allkirjastada mingeid asju oma selle krüptorahakotiga, mis ka nagu tõestaksid, et sul oli ligipääs sellele. Aga nüüd traditsionaalne maailm proovib seda natukene teistmoodi lahendada, ütleme, mismoodi Eesti riigis ja Euroopa Liidus tahetakse vastu võtta sellised regulatsioonid, kus ütleme, et kui sa lähed kuskile krüptobörsi, sa teed endale konto, kõigepealt pead on ju ennast isiku tuvastamise läbi tegema, see on siis KYC protsess inglise keeles, et see on juba praegu olemas, aga mida nad nagu tahavad juurde panna, mis hakkab see aasta vist juba kehtima või võib-olla järgmine, ma äkki eksin. Et kui sa teed nagu makse, oma Bitcoinide makse sealt krüptobörsilt kusagile teisele krüptobörsile, siis lisaks sellele makseinfole kuidagi tuleb saata ka nagu sinu isiku informatsioon, et see makse tuli Ekaterinat. Et see praegu veel ei ole nagu kohustuslik ja see kõik on tegelikult selle plokiahela maailma väline, aga see on see, mis nagu riiklikud regulaatorid tahavad juurde teha, et nii-öelda saaks veel paremini trackida ja aru, et kust see raha tuleb ja kes neid makseid teeb. Et sisuliselt see suund hetkel on see, et üritatakse seda asja reguleerida, sest see lihtsalt muutub nii laialt levinuks ja seda võetakse igasugustes tehnoloogiates kasutusse. Ja mis me siin tõime näitena pangandust, no siuke kerge asi. Aga kas sa oskad tuua veel mõningaid näiteid, et mis on võib-olla kõige siuke äri, mida sa ei kujutaks ette, et ta võiks krüpto peale olla ehitatud, aga tegelikult tulevikus võib täitsa krüpto peale üle minna? Ma arvan, et hea näide on näiteks mingid füüsilised tooted, näiteks kui sa oled naisterahvas, ostad mingi kalli käekoti, mingi Prada või Chanel või mis iganes. Ja alati on see, et kui sa tead, et kui sa lähed kaubanduskeskusesse sinna Prada poodi ja see kott maksab sul 5000 eurot, no sa oled suhteliselt kindel, et sa said originaali, on ju. Aga kui sa lähed reisile kusagile, ma ei tea, Hiinasse või Taisse ja siis sulle müüdakse see sama käekott, aga 5000 asemel on näiteks 2000. Öeldakse, et
ma ei tea, me saime super hea diili sellelt firmalt, aga päriselt ka see on originaal. Aga sa ei saa kunagi nagu kindel olla, et kas tegelikult see on ikkagi võlts või see on originaal. Siis ma arvan, et ma ei tea, juba järgmise paari aasta jooksul kindlasti kiiremini kui 5 aastaga hakkab see toimuma, et kui sa ostad nagu niisugust luksus mingit kaupa, siis sa saad sellega kaasa sellise digitaalse NFT-d või? NFT täpselt, et sa saad ostad selle Prada käekoti ja sa saad nagu nii-öelda NFT-ga kaasa ja see NFT siis tõestab seda, et see käekott tuli sul nagu päriselt ka sellelt tootjalt. Ütleme, et kui sa saaksid tulevikus täpselt samasuguse käekoti, aga sa seda NFT-d kaasa ei saa, kes sulle müüb selle käekoti, siis sa saad nii-öelda suhteliselt kindel olla, et järelikult see käekott oli võltsitud. Okei. See oli jah huvitav näide. Kas pagari töökojad saavad ka üle minna krüptole või? Ma saiakese Ostad saiakese ja saad midagi kaasa. Ei no see, et ma saan aru, et ma saan saiakese eest maksta, ma ei tea, võib-olla Bitcoini päris ei raatsi kulutada, aga ma saan aru, see Web3 veidikene läheb seda suunda, et iga äri sisuliselt, ma ei tea, Jekaterina coin tekib varsti. Oli midagi sellist, on ju? Ja ma võin rääkida natuke, mis see Web3 on ka, et võib-olla hästi lühidalt. Ma arvan, tegemist on veel keerulisema teemaga, kui me hetkel siin krüptost räägime, et alustuseks küsimus, mis sa arvad, millal Web3 nagu päriselt tuleb laiad levinuks? 10 aastat? Raske öelda, see on nii nagu internetis on ju need erinevad faasid, et kõigepealt tuli see tavaline nii-öelda veeb, kus me saime lugeda mingit informatsiooni internetist. Siis järgmisena tuli see Web 2.0, kus tekkis võimalus ise ka nagu contenti luua, et sa kirjutasid Facebooki kommentaari või kommenteerisid mingit uudist kusagilt. Et see ka ju ei tulnud niimoodi kuupäevaliselt, et ma ei tea, ütleme, et 2005 1. jaanuaril oli see kohal. See tuli nagu mingi 10 aasta jooksul, et see Web3-ga on samamoodi praegu, et nagu hakkas nagu tulema võib-olla siin 2 aastat tagasi ja tõenäoliselt tuleb veel 10 aastat ja selle tulemise käigus me tõenäoliselt mõtestame paremini lahti ka, et mis see üldse on. Et praeguse seisuga ma võiksin nagu öelda, et see on interneti või veebi edasiarendus, mis siis loob võimaluse omada ka internetis mingeid asju. Praeguse seisuga sa käid Facebookis ja loed ja postitad sinna mingeid asju, aga sa ei oma neid asju, mis sa nagu seal internetis teed. Tulevikus siis, kui sa kasutad veebiteenused, mis on siis Web3 peale ehitatud, siis ma ei tea, näiteks kui sa lood pildi, siis see võib-olla kuulub sulle. Et ma võin niisuguse näite tuua, et näiteks sa lähed, ma ei tea, Delfisse või Postimehe lehele, et sa loed mingeid uudiseid, aga kui see oleks nagu Web3-na ehitatud, siis võib-olla see süsteem võiks töötada niimoodi, et mingi ajakirjanik kuskil kirjutas valmis selle artikli, siis ta on ju uploadis selle kuskile süsteemi, see artikkel kuulub nüüd talle, siis keegi fotograaf tegi mingi pildi, mis seal juures on, see foto kuulub sellele inimesele. Nüüd, kui sina lähed lugema seda artiklit ja vaatad seda pilti, siis võib-olla sinu rahakotist saadatakse 1 sent otse nagu sellele, ma ei tea, 1 sent sellele inimesele, kes sisu kirjutas ja 1 sent sellele, kes foto nagu tegi. Ja seal võib nagu vahele jätta kõik need vahemehed, et ma ei tea, see Delfi ettevõttene või mis iganes, et raha võib liikuda nagu otse end userilt sellele, kes loob selle väärtuse. Sa võid vahele jätta kõik need ettevõtted. Näen sellest nagu veits väljakutset, aga jah, ma arvan, me ei ole veel seal. Aga räägime nüüd edasi, me rääkisime plokahelast, plokahela umbes nagu aru saada. Nüüd, kuidas sinna see krüpto sisse tuleb? Päriselt krüptoraha, mündid, kuidas see tuleb sisse sinna tehnoloogiasse? Teeme Bitcoini näitel. Põhimõtteliselt Bitcoin kasutab plokiahela tehnoloogiat, ta kasutab 1 asjaks ainult põhimõtteliselt. Kasutab selleks, et ei saaks võltsida neid tehinguid. Kunagi, kui see loodi 2009, ta lahendas ära ühe suure probleemi ära digitaalse raha juures on siis double spend probleem ehk topelt kulutamise probleem eesti keeles. Et ütleme, kui ma saadan sulle internetis mingi pildi näiteks on ju, siis sa võid teha sellest 100 koopiat ja siis saad teha nendega, mis sa tahad. Samamoodi enne Bitcoini tulekut oli see, et ma saatsin sulle nii-öelda digitaalset raha, aga siis põhimõtteliselt sa võisid sellest digitaalsest rahast teha koopiaid, ütelda,
kasutasid seda ühe kaupmehe juures ja seda sama raha teise kaupmehe juures, nii et ma saatsin küll sulle $1, aga sa kasutasid seda 100 kohas kokku nagu $100 eest. Nüüd see plokiahel, kuidas ta selle probleemi ära lahendab, ta lahendab niimoodi ära, et kõik need tehingud, mis tehakse seal Bitcoiniga, nad grupeeritakse kokku plokkidesse või juppidesse, et sa võid ette kujutada nii, et iga 10 minuti jooksul võetakse kõik tehingud, mis Bitcoini võrgus toimuvad, nad pannakse kokku üheks plokiks ja siis nende tehingute sisu põhjal siis genereeritakse üks krüptograafiline võti. Nüüd, mis kasu see annab? See annab seda, et nüüd, kui järgmise 10 minuti jooksul tehakse järgmisi tehinguid, ütleme, et ma tahan seda raha, mis sina mulle saatsid nüüd nagu kulutada, siis tänu sellele krüptograafiale seal on võimalik kontrollida, et kas see raha, mida ma tahan kulutada, kas see üldse eksisteeris, kas keegi teine saatis seda mulle. Selleks öeldakse, et plokiahel, et info on nagu plokkides, aga samas nad on omavahel aheldatud või lingitud krüptograafiaga. Seda ei ole väga lihtne nagu sõnadega seletada, peaks ikka diagramme ja jooniseid näitama, et siis saaks paremini aru. No tehnoloogia, ma arvan, sõna tehnoloogia peaks väga lihtsustatud meile teada andma, millega tegu on, aga sisuliselt jah, see Bitcoin, sisuliselt kogu Bitcoini blockchain ongi loodud ainult selleks, et hoiustada informatsiooni selle kohta, kellele, kui palju Bitcoini kuulub, on ju? Täpselt, see on ainult ühte asja nad teevad, et see on põhimõtteliselt nagu arveraamat, et kui sa vaatad oma pangakonto väljavõtet, siis Bitcoini blokiahel ongi nagu sinu konto väljavõte, aga kõikide teiste Bitcoini omanike konto väljavõte. Ja see kõik on avalik, aga see on põhimõtteliselt ainult üks eesmärk, et järge pidada, kellel kui palju Bitcoini on. See on nagu vanasti vaata oli tööraamat, kus sa panid kirja, et töötasin siin, nüüd sa paned nagu kõik oma tehingud kirja, oli nii palju raha. Tegelikult ma loodan, et iga investor paneb kirja, kui palju tal tehinguid sinna sisse läks, välja läks raha ja nii edasi. Lihtsalt nüüd on blokiahjalas kogu info ka olemas. Aga räägime nüüd sellisest teemast, aga miks Bitcoini üldse investeeritakse? Ma võin enda investorite vaatevinkli nagu anda, on ju. Ma saan aru sellest blokitehnoloogiast, ma olen tegelikult lugenud ja ma vaatan, kuidas blokiahela tehnoloogiad võtavad kasutusse päriselt suured organisatsioonid, kuidas juba soliidsed konsultandid juba aastaid tagasi hakkasid sellest kirjutama, kuidas näiteks kindlustuses hakatakse seda võtma, et lihtsalt jällegi see tehnoloogia edasi areng pakub nii palju lisaboonuseid, et see on tõesti nagu tehnoloogias järgmine samm. Ja seega mina kui investor, ma olin sellel lainel, vaata, kui oli aasta 2000, on ju 2020 ja Bitcoin, mis see laine mitmes, 3. oli, kui Bitcoin hakkas jälle kuulus ja uued tipu tehtud ja siis hakkad aru saama, et ahaa, ja siis jutud veel käivad, et nüüd institutsionaalsed investorid, põhimõtteliselt suured pangad juba hakkavad nagu leiutama viise, kuidas pakkuda enda klientidele krüpto omamist. Kuidagi sinnes tehnoloogiasse siseneda. Ja siis sa saad aru, et nii, see laine vist, et nüüd see ei ole enam mingi nišikas värk, see on täitsa nagu massidesse jõudnud. Ja mis investeerimistees Bitcoini juures meil ja ma arvan teistel paljudel on see, et Bitcoin on kõige esimene krüpto, mis üldse sai loodud, on ju. Innovatsioon seisnes selles, et blokiahel loodi. Selline tehnoloogia loodi esimest korda. Ja Bitcoin seal otseselt, ma ütleks, ei ole väärtust, on ju. Ta ei ole ettevõte, ta ei loo midagi. Ta on nagu kuld. Mina väga tihti koolitustel räägin, eriti kui ma organisatsioonides käin, nagu küsitakse, mis asi see Bitcoin on. See on nagu digitaalne kuld. Säilitakse infot, et sa seda omad, selle kaevandamine on piiratud, on ju. Ma arvan, see on üks oluline faktor. Aga seal ei ole otseselt sihukest väga laialt kasutust veel olnud. Ma tean, Tesla vist tahtis või Musk tahtis nagu Teslasid hakata Bitcoini eest müüma, kuigi kui mina läksin nende saidi peale, siis enam seda müüki ei toimunud. Kuidas tehnoloogiat tänapäeval kasutatakse? Ma isegi ülikoolis, ma õpetan Mainaris ülikoolis ka eraisiku rahandust, siis ma tean, et mõningad inimesed saavad päriselt krüptos juba palka. Et seda kasutatakse. Ja nüüd sa kuuladki, et suured pangad tunnevad selle vastu huvi, tehnoloogia on uus
ehk sisuliselt minu investeerimist ees Bitcoini investeerimisel, ja see ei ole ainus krüpto, mis ma oman, on see, et ta on digitaalne kuld. Rohkem ei ole. Lihtsalt, et ta on põhimõtteliselt kuulus, sest ta oli esimene ja inimesed hoiavad seda. Ja kui mõeldakse krüptost, sa mõtled, Bitcoin on number 1 krüpto, et lihtsalt kuna selle maht on piiratud, siis minu investeerimist ees ütleb, et potentsiaalselt piiratud maht, inimeste arv või nõudlus võib kasvada ja tänu sellele võib hind tõusta. Kuidas minu investeerimist ees sulle tundub? Ma arvan, et see on päris objektiivne pilt. Et kommenteeriks enne, kui ma vastan sellele investeerimist teisile, et ma isiklikult enam tööl ei käi, aga kui ma enne käisin, ma sain 5 aastat järjest alates 2017. aastast Bitcoinis palka 30% oma palgast, nii et krüptorahas palka saanud on juba mitmed inimesed päris kaua. Ma loodan, et sa ei kulutanud seda, on ju? Ei, ma olen see krüptoraha mõistes see hodler, kes nagu hoiab ja ei müü, et praegu ka selle eelmise aastaga Bitcoini hind on seal mingi 80% või ma ei tea, kui palju ta on praeguseks kukkunud. Et ma ei ole kordagi müünud, et ma lihtsalt ainult ostan juurde, kuna ma arvan, et pikas perspektiivis on väga soodsad hinnad. Avasid kohe saladuse, kuidas finantsvabaks saab, on ju, et hoiad? Jaa, niimoodi ma tegin, et põhimõtteliselt see dollar cost averaging on ju, et iga kuu või mis iganes iga nädal paned konkreetse summa sisse sinna varaklassi, mis sind huvitab sellesse varasse. Ja kui su see investeerimist ees on õige, et see väärtus läheb üles, siis sinu rikkus läheb ka sellega koos üles. Aga ma kommenteerin siis natukene seda sinu väidet, on ju, et selle osaga ma olen nõus, et kuna Bitcoin oli number 1, siis kindlasti ta on nagu kõige tuntum krüptoraha ja ta on nagu see, mis on inimestel on ju top of mind või on nagu keelel, et tehnoloogilises mõttes kindlasti on nagu paremaid krüptorahasid või nagu, kuidas öelda, paremini läbimõeldavaid on krüptorahasid, mis töötavad kiiremini, kus on tasud väiksemad ja nii edasi. Aga krüptoraha loomine, et te aru saaksite, on väga lihtne, et kui te olete arendaja, võib-olla isegi kui te ei ole arendaja, te suudaksite omandada need arendus- või programmeerimisoskused 1 või 2 nädalaga, et te suudaksite teha oma krüptoraha. Et viimase seisuga, kui ma vaatasin siin paar päeva tagasi, et üle 22 000 erineva krüptoraha on olemas. Ja seda uut luua on nagu hästi lihtne. Ehk et see on põhimõtteliselt nagu copy-paste on ju, Bitcoini lähtekood, ehk see kood, millest ta koosneb, on avalik. Võtad selle koodi on ju, et koopia, muudad nime ära, Bitcoini asemel paned Ekaterina coin nimeks ja ongi küll nagu samade omaduste ja näitajatega krüptoraha. Aga mingil põhjusel me saame aru, et ta ei ole ikkagi samaväärne Bitcoiniga. Ja see, miks ta ei ole nagu samaväärne, see on selles, et ma arvan, et esiteks krüptorahale paljuski annab väärtust see, ma ütleksin, et ma tihti koolitustel ütlen, et krüptorahale ei anna väärtust mitte see tehnoloogiline osa, võib-olla pikas perspektiivis jah, aga pigem on see selline marketingi probleem, et kui sa teed oma krüptoraha, kuidas sa saad inimesed enda krüptoraha kasutama. Et sa teed Bitcoinist on ju koopia, täpselt sama hea ja siis kui sa loodad nüüd, et sa saad on ju sama palju kasutajaid kui Bitcoin, siis sa eksid sellepärast, et keegi sinu sellest coinist midagi ei tea, samamoodi need 22 000 enamused neist keegi ei kasuta, nad surevad kõik lihtsalt aja jooksul ära. Et see on niisugune nagu marketingi probleem ja nüüd, kui sa teed uue coini, et ta peab olema oluliselt parem ja lahendama oluliselt paremini mingeid probleeme selleks, et ta saaks nagu sama palju tähelepanu, kui see number 1 on ja seal oli. Praegu me oleme näinud on ju alates 2009. aastast, kus on vaadata niisugune näitaja on krüptomaailmas nagu Bitcoin dominance ehk et mitu protsenti moodustab Bitcoin kogu krüptoturust. Et praeguse seisuga see on kuskil 40%. On ju. Vanasti see alguses oli 100%, sest Bitcoin oli ainuke krüptoraha. Nüüd on uusi juurde tulnud, ta nagu vahepeal kaotas seal võib-olla oli kuskil 30% juures, aga tegelikult me näeme, et alati kui on nagu halvad ajad, nagu viimased aastad, inimesed pigem müüvad neid alternatiivseid krüptorahasid ja nad lähevad sinna Bitcoini, mis on niisugune nagu safe asset, nagu sa ütlesid, et see on nagu digitaalne kuld. Ehk et Bitcoin on tegelikult nagu juurde, on kasvatanud oma turuosa viimasel ajal, mis siis, et sama ajaga on tulnud paar tuhat uut krüptoraha ka juurde.
Aga sa ütlesid head asja, et see ikkagi sõltub ka sellest, milleks seda krüptot kasutatakse, on ju. Et kui krüptol ei ole muud väärtust, kui lihtsalt, et see kogu plokk ahel tehnoloogia peal salvestatakse, ongi üks suur arveldusraamat, nagu Bitcoinil on, siis seal väärtus sõltub puhtalt kasutajate arvust. Ei ole rohkem sisuliselt muud kriteeriumid, mille alusel see väärtus oleks selles projektis loodud. Õige? Vale? See on nagu niisugune filosoofiline küsimus, et siin on nii-öelda krüptoraha pooldajad ja vastased, kes ühed ütlevad, et see on nagu inglise keeles inherently worthless, et on nagu no mõtet on ju. Et tal pole nagu oma seda vara, et ma ei tea, kui Bitcoin on ju päeva lõpuks, ta ei anna sulle midagi, et kui sul on ettevõtte firma aktsiad on ju, siis kokkuvõttes, kui firma läheb pankrotti, võib-olla müüakse ta vara laiali, siis midagi ikka jääb sulle nagu sellest alas, et selles mõttes jah, see on nagu tõsi, et kui me räägime Bitcoinist lihtsalt või mõnest teisest krüptorahast, et siis tal tegelikult jah, selles mõttes väärtust ei ole. Nüüd paljud need sellised traditsionaalsed investorid, näiteks Warren Buffett on ütelnud, et ta ei võtaks, kui ta saaks $20 eest kogu maailma Bitcoinid, et ta ei võtaks seda siis ka, et see on tema arvates nagu worthless. Samas ma millegipärast arvan, et kui tal päriselt oleks selline nagu võimalus, et siis ta võtab vastu, et kõikide Bitcoinide see turuväärtus hetkel on veidi alla $1 triljoni. Ma ei mäleta, kas ta mingi 600 miljonit hetkel, võin järgi vaadata. 905 miljardit praegu see väärtusega kogu krüpto market cap. No ja see on see väärtus, see on sisuliselt Bitcoinide arv korrutatud selle hinnaga. Aga siin tuli ju küsimus, kui palju raha peab sisse panema, et Bitcoin jõuaks 100 000-ni, 5 triljonit. Mis siukest numbrit ei saa ju tegelikult öelda. Me teame lihtsalt, et väga suur arv inimesi peaks tulema ja tegelikult võib-olla me saaksime isegi hindu kasvatada olemasolevate inimestega, kui lihtsalt järgmine investor oleks nõus rohkem nagu maksma on ju Bitcoini eest. Ja ma olen nõus, et seda ei saa nagu kindlalt väita. Vastus sellele küsimusele puudub. Küll aga sa võid võib-olla, kui sa tahad võtta suurimad krüptobörsid ette, sa saad vaadata nende nii-öelda nagu aktsiate puhul on aktsiaraamatud on ju, on see pakkumine ja nõudlus, et sa võid krüptobörside puhul ka seda vaadata ja sa võid sealt välja arvutada näiteks, et kui palju, mis summa eest peab ostutehinguid tegema, et see ostutehing jõuaks sinnamaani, kus Bitcoini hind on 100 000. Seda sa võid nagu teha, aga reaalsuses see ei annaks sulle kogu pilti, sest et kui sa seda hakkaksid tegema, siis tõenäoliselt inimesed, kes ei hoia oma raha nendel börsidel, siis nad hakkaksid sinna juurde seda raha nagu kandma, et oma krüptot ära müüa. Ja siis niisugune, võib-olla see ei annaks isegi poolt pilti, et see annaks ikka veerand pilti sulle. Nii, aga küsimus. Mul on ka Ethereumit. Mille poolest Ethereum erineb Bitcoinist? Põhimõtteliselt Ethereum on ju ka tehnoloogia, on ju, aga mina olen aru saanud, et Ethereumit ikkagi kasutatakse päriselt mingites rakendustes. Et ta ei ole nii sama nagu lihtsalt mingi digitaalne vara. Jah, et hea näide on siin see, et see Ethereumi üks loojaid, siis Vitalik Buterin, ta on ise toonud ühe näite, et mis see erinevus on. Ta on ütelnud, et kui sa mõtled, et Bitcoini peale ja tavalise maailma peale, siis Bitcoin on nagu kalkulaator, et sul on kalkulaator, ta on mõeldud üheks asjaks, kalkulaator on mõeldud arvutamiseks. Aga et Ethereum on nagu nutitelefon, et sa võid sinna panna kalkulaatori äpi, aga sa võid sinna ükskõik mis teise äppi ka veel panna. See väga hästi nagu loob pildi sellest, et Ethereumiga põhimõtteliselt sa võid ükskõik mida teha selle Ethereumiga, et Ethereum on nagu siuke omaette programmeerimiskeel, kuhu peale sa võid kirjutada ükskõik mis programmi. See tähendabki, et mis iganes sa suudad nagu välja mõelda, seda sa suudad seal ka nagu tekitada, et Ethereumi peal siis saab teha niisugused asja nagu nutilepingud, smart contracts inglise keeles, ongi niisugune oma olemuselt, see tähendab, et see on mingi loogika, et mingid reeglid on, et kui midagi toimub, siis tee mingi ülekanne näiteks. No automatiseeritus on ju, et nagu juriidilised kontraktid, aga elimineerid kõik neid osapooli, kes peavad neid täide viima.
Ja, et kõige lihtsam näide võib-olla on, et enamus inimesi käib kuskil tööl, et sa saad igal, ma ei tea, ütleme, et iga kuu esimesel esmaspäeval sa saad palka, siis mingi raamatupidaja tõenäoliselt teeb seda kuskil, võib-olla see on ka kuidagi automatiseeritud, aga sa võiksid teha niisuguse nutilepingu, et ettevõtte, kus sa töötad ja sinu vahel nagu teie rahakottide vahel tehakse nutileping, mis ütleb, et iga kuu esimesel kuupäeval kanna, ma ei tea, 3000 eurot automaatselt siit rahakotist sinna rahakotti ja sul ei ole vaja mingit välist nii-öelda, keegi ei pea kuskil ühegi nupule vajutama, et see juhtub automaatselt kuni, ma ei tea, mingite tingimuste muutumiseni, et see nutileping siis ise kogu aeg kontrollib, et kas need tingimused vastavad veel sellele või mitte. Aga sisuliselt minu jaoks Ethereumi investeerimistees on Bitcoinile veidikene sarnane, aga lihtsalt seal on see lisanüanss juures, et kuna tegemist on mingitel muudel eesmärkidel kasutatava tehnoloogiatega, siis see lihtsalt tagab seda suurema tõenäosuse, et Ethereumid jätkuvalt kasutatakse ja selle vastu nõudlus on. Jah, Ethereumil on isegi probleem, et liiga suur nõudlus on anta vastu, et tahetakse teha väga palju. Kus hind on? Miks ei kasva? Hind on ka praegu viimasel paari päeva kasvanud, aga mis juhtus Ethereumil oli see, et tehinguid tehti nii palju, et mitte see pea olema on ju ostu-müügitehing, et kui Bitcoini puhul võib-olla suurem osa tehinguid, kas lihtsalt raha kandmine või ostu-müügitehing, siis Ethereumi puhul sul võibki olla mingi rakendus, mis teeb midagi täitsa muud, et see ei mõjutagi seda hinda midagi. Aga mida ta mõjutab seda, et Ethereumil ja igasugusel krüpto sellel rahavõrgul on oma niisugune läbilaskevõime, et kui palju neid tehinguid sealt läbi läheb. Ja nüüd Ethereumi puhul neid tehinguid taheti teha nii palju, et vahepeal see läks täitsa üle mõistuse kalliks, et ütleme, et kui ma tahtsin sulle kanda näiteks 10 eurot Ethereumis, siis halvimatel aegadel see võis maksta 100 eurot, see tehingutasu. Loogiliselt võttes on ju, keegi ei tee sellist ülekannet. Ja nüüd õnneks see on nüüd oluliselt paremaks näinud. Aga üks teema, mida ma alati puudutan enda podcastide saadetel, jätkusuutlikkus. Ma arvan, väga palju on räägitud sellest krüpto jätkusuutlikkusest, et kuna me hakkame hoiustama järjest suuremaid mahtusid, siis see nõuab järjest rohkem powerit, järjest rohkem elektrit, on ju. Aga tegelikult vastus seisneb sellest, et kus see elekter tuleb. Ja tegelikult, kus tulevad need metallid, mida kasutatakse selleks, et neid plaate arvuteid teha, on ju. Et see on üldine IT-sektori jätkusuutlikkuse küsimus. Ja ma olen isegi teinud eraldi koolituse sellest, et kas krüptoraha on nagu loodusele hea või halb. Enamus inimesed arvavad, et on halb ja see ongi niisugune levinud nii-öelda arusaam, aga esiteks peab aru saama, et on erinevad sorti krüptorahad, ühed on, mida kaevandatakse, nagu Bitcoin, mis kasutavad väga palju energiat. Ja teised on nagu Ethereum, et vanasti ka Ethereumit kaevandati ja see kulutas palju energiat, aga alates eelmise aasta septembrist Ethereum muutis oma seda, siis öeldakse konsensusmehhanismi, et seda enam ei kaevandata, vaid nüüd inglise keeles on termin steigitakse, eesti keeles ei ole head sõna. Aga põhimõtteliselt selle tulemusena see energiatarve vähenes 99,99%, et nüüd põhimõtteliselt ta võtab väga-väga vähe energiat, kogu see Ethereumi võrgustik, kui sa teed ülekandeid. Jah, Bitcoini võrgustik võtab ikka palju elektrit, ma ei tea, viimati vist, kui ma vaatasin, võrreldi seda umbes, et kogu Bitcoini võrk kulutab sama palju kui Poola riik energiat, midagi sellist. Aga ma arvan, et see on ka see, et nad on nagu lihtne sihtmärk, et krüptoraha puhul on väga lihtne kokku arvutada, kui palju elektrit see kasutab, aga kui sa peaksid kokku arvutama, näiteks kui palju elektrit kasutab pangandusvõrk energiat, siis on proovitud nagu teha selliseid kalkulatsioone ja vastus on, et see võtab ju 10 kordi rohkem kui Bitcoin, aga sa ei saa lihtsalt nagu väga lihtsalt ja väga kindlalt öelda, et see tulemus, mis sa said, et see on nagu õige. Aga sisuliselt me juba tegime siin nalja, et kui meil tuulikud hakkavad nii levinuks ja elektri hind raudselt hakkab miinusmärgiga tulema või vähemalt muutub nulliks, siis kui meil on väga-väga tuuline, siis see on super hea aeg, millal Bitcoini mainida, nagu kõik hakkavad massiliselt Bitcoini mainima. Kindlasti jah, ma ei kahtle selles, et üks nähtus veel, mida tehakse maailmas praegu on see, et kaevandatakse krüptoraha need oil field'id, ütleme, et kuskil
sa puurid maa sisse augu, et õli sealt kätte saada, naftat nii-öelda, ja siis selle nafta jääkproduktina tekivad mingid gaasijuhendid, mis ei ole, kas ei ole piisavalt puhas gaas, et seda nii-öelda müüa mingitele klientidele, või siis need naftamaardlad asuvad nii kaugel, et see transportimine maksab nii palju, et mis tehakse, need naftafirmad nagu põletavad ära selle gaasi, selle nimi on nagu flaring. Aga nüüd on tekkinud ettevõtted, kes viivad nagu konteinerites, viivad need krüptokaevandajad, viivad siis sinna kuskile, kus iganes see naftaväli on, ja siis seal konteineri sees on nagu oma väikene elektrijaam, mis võtab selle halva kvaliteediga gaasi, ja siis ta tekitab sellest ise selle elektri, mida ta saab koha peal ära kasutada, siis ta kaevandab nagu neid bitcoine. Ja selle tulemusena põhimõtteliselt need väljalase või see saastatus väheneb, sellepärast, et kui enne see läks ära põletatud või otse lastud sinna atmosfääri, siis nüüd, kui see nagu töötatakse läbi, siis see nagu tegelikult reostab vähem. Et selliseid asju on nagu olemas, aga see jah, kõik ei lükka seda ümber, et see energiat ikkagi nagu rohkem selle jaoks. No see on eraldi teema, aga nüüd väga oluline teema, kuidas krüptoga päriselt raha tehakse ja kuidas investeeritakse, et neid projekte on väga palju, on ju. Igaüks saab sisuliselt projekti teha, teed, kirjutad one-pageri. Ma isegi mäletan, et TalTechis oli üks professor või siuke teadur, kes kirjutas neid one-pagerid sisuliselt raha eest, et kuidas tegelikult olla nutikas krüptoinvestor, kui me räägime eriprojektidest, kui me ei räägi Bitcoinist ja Ethereumist, mis on tõestus saanud, laialt levinud, aktsepteeritud, aga mingitest neid projekte on väga palju. Ja järjest Messengeris avastan, et küsitakse selle projekti kohta või mis ma arvan tolle projekti kohta, kuidas projektidega raha teha ja kuidas raha mitte kaotada. Okei, et see on tegelikult keeruline küsimus, et ma ütleksin niimoodi, et krüptoraha tundub millegipärast, on inimesed loodavad sellega kiiresti rikkaks saada, see ajab inimestel pea veitsa sassi, et keegi lehvitab sul neid potentsiaalseid sadu tuhandeid või miljoneid silme ees ja siis sa millegipärast inimestel nagu kriitiline mõtlemine kaob ära. Et ma soovitaks mõelda üldse niimoodi esialgu, et mõelge, kui te peaksite investeerima mingisse ettevõttesse, see on nagu idufirmasse investeerimine, et mis on need sammud, mis te läbi käite selleks, et otsustada, kas te investeerite sinna või mitte, et need sammud peaksid mitmeski mõttes nagu sarnased olema. Jah, seal on mingid ekstra sammud, et kõige basicum asi, mille vastu ma olen näinud, et inimesed eksivad hästi tihti on see, et kui keegi ütleb sulle selle mingi uue projekti, kuhu ta tahab, et sa investeeriksid, võta see projekti nimi ja mine Google'isse, kirjuta see nimi sisse ja pane sinna taha scam. Vaata, kas sa leiad sealt nagu 20 lehekülge seda, kuidas see on scam. Ja kui sa leiad, et see on nagu scam sealt, siis isegi kui see inimene, kes sulle sellest teada on, ütles, et ei, kindlasti see ei ole scam, et pigem ära hakka siis üldse edasi uurima, et ära tee seda investeeringut. Mul oli siin konkreetselt paar kuud tagasi juhus, kus üks inimene ka selle krüptoklubi kaudu, siis paljud inimesed võtavad minuga ühendust, küsivad, et kas see on scam või ei ole scam, kas sinna tasub investeerida. Oli üks inimene, kes küsis mingi investeerimisvärgi kohta ja ma ütlesin talle konkreetselt, et jah, see on scam, tõin talle 10 põhjust välja ja ütlesin, et okei, et ma ei saa muidugi seda teha, et sa ei investeeriks sinna, aga mina kindlasti investeeriks. Selle peale ütles, et ma olen nõus kõigega, mis ütlesid, aga mul nagu sõbrad investeerivad sinna ja said juba palju raha sealt umbes. Ma mõtlesin, et okei, aga kui tuleb välja, et oligi scam, et anna mulle siis teada ja nüüd mingi paar nädalat tagasi võttis mu uuesti ühendust, ütles, et tead, Roman, et jäingi nagu mitmest tuhandest eurost ilma, et juba andsin asja politseisse ka, et oligi scam. Aga kuidas ma aru sain, et see oli scam, ma võtsin selle teenuse või selle toote nime, guugeldasin esiteks, kas ta on scam või mitte. Siis teiseks ma läksin sinna koduleheküljele, vaatasin, et mis nad nagu ütlesid, et kaua nendel seda ajalugu on olnud. Nad ütlesid umbes, et see projekt on eksisteerinud 3 aastat. Siis ma läksin sinna archive.org, kus sa saad vaadata kodulehekülgede nii-öelda minevikku, et mis seal minevikus oli. Põhimõtteliselt vaatasin, et see kodulehekülg on eksisteerinud tegelikult ainult mingi 2 kuud, on ju, et see oli juba väga käis vastu sellele, mis infot nad seal andsid. Järgmine on see, et kes on need inimesed, kes selle projekti taga on, et krüptomaailmas tihti, kui on mingi scam, siis need omanikud ei taha nagu avaldada oma sellist identiteeti.
öeldakse tihti, et kardan nagu mingi inglise keeles on termin nagu doxed, et see tähendab, et kas sa oled nagu, kas identiteet on avalik või mitte. Et ma ei taha, et mu identiteet oleks avalik, sest et muidu ma ei tea, et mul on nii palju seda krüptoraha, ma võin mingiks nagu targetiks osutada või mis iganes on ju. Aga see on kõik jama, et kui vaadata suuremaid kõiki neid krüptoprojekte, siis kõikide puhul, Bitcoin on siin nagu erand, aga kõikide puhul on teada, et kes need selle projekti taga on. Et konkreetse projekti puhul ma suutsin isegi nagu näidata seda, et need pildid, kes seal oli nagu mingi nimi välja mõeldud, kes on selle nagu projekti taga, ma nagu leidsin, et pildid olid nagu varastatud, et sa saad nagu pilti ka nagu otsida, et kas sama pilt on kusagil teisel kodulehel. Et need pildid olid nagu erinevatest kohtadest kokku varastatud, et oli kindel, et nad olid nagu fake inimesed. Aga sa sisuliselt ei saanud aru, et see projekt on scam, ma ei tea, analüüsides kuidagi nende white paperid ja tehnoloogiad, vaid sa praegu mainisid, et teised analüüsisid, et pildid, usaldusväärsus, ajalugu, aga kas on mingid siuksed näidikud, kus sa loed white paperid ja siis sa ütled, et ei, nagu, et see asi ei lähe läbi. Sest mina olen aru saanud, et no ma ei tea, mingid näited saab siin tuua, aga nagu me räägime, et krüptoväärtus sõltub sellest, kui palju inimesi hakkab kasutama ja tuleb sisse sinna seda ökokogukonda on ju, ja hakkavad sinna projekti uskuma ja väärtust saama, väärtust looma, ma ei tea, kui palju projekt nagu kehtib, et kas seal on mingid tunnused, millega sa saad aru, et see ei ole päris projekt, puhtalt white paperi jälgi? Ma ütleks, see on juba nagu second level nii-öelda, et esimene level on see, et sa üritad aru saada üldse, kas see on nagu pettus või mitte. Ütleme, kui sa seal esimeses faasis eksid, ütleme, et tegelikult see oli pettus, siis sa lähed loed seda white paperit. See white paper võib olla väga loogiline ja võibki olla, et see, mis seal kirjas on, et selle põhjal justkui ei ole nagu pettusega tegemist, aga siis on nagu küsimus, et kas nad päriselt ka teevad seda, mida nad seal white paperis lubavad ja kas nad teevad nii, nagu nad seal teevad. Me teame krüptomaailmast, et see tihti kirjutatakse mingi white paper kokku, siis võetakse inimestelt raha ja nad ei tee üldse seda, mis seal white paperis on kirjas, nii et see juba sinna white paperisse sa peaksid alles siis jõudma, kui ütleme, kui sa oled nagu selles eelnevas osas täiesti veendunud, et jah, et nad teevad seda, mis nad lubavad ja et sa usaldad seda tiimi. Aga selle white paperi järgi seal ma ütleksin, et ühte kindlat reeglit ei ole, aga kasutada tuleks sellist talupoja mõistust, et kui sul jätad jälle selle krüptoaspekti välja, tuleks mõelda, et kui sa teeksid samat asja nagu krüptoväliselt mingi startupina, mingi kuidagi teistmoodi, kas see siis nagu töötaks või mitte, et selle nimi krüptomaailmas on tihti ka utility, et kas see asi, mis sa teed, kas sellel on nagu mingi päris maailma väärtus, kas ta loob mingit väärtust ja kui ta ei loo mingit väärtust, ütleme, et ta on lihtsalt mingi asi, mis eksisteerib, aga muud ei ole nagu, siis järelikult suhteliselt raske sul võib olla saada inimesi seda kasutama, on ju, isegi kui sa teed kõik õigesti, sa ei taha mingit pettust teha, aga kokkuvõttes see asi võib ikkagi failida, sellepärast et ta ei meelitanud inimesi ligi ja ta ei meelitanud inimesi ligi sellepärast, et ta ei lahendanud ühtegi muret ära, mis nendel inimestel oli. Ja kui ta päriselt lahendab selle mure või probleemi ära, mis inimestel on, siis võib olla potentsiaalselt edukas projekt. Et kes ei tea, mis see white paper on see sisuliselt dokumentatsioon, kus kirjeldatakse ära, mis see tehnoloogia on, kuidas ta on üles ehitatud, milleks seda kasutatakse ja põhimõtteliselt nagu dokumentatsioon selle krüpto kohta. Aga nüüd, kui me räägime investeerimisest ja pikaajalisest investeerimisest, krüptoprojektis saime aru, on ju, et sisuliselt krüpto ei ole midagi muud kui lihtsalt vahetusvahend selle blokkahela tehnoloogias ja küsimus on, milleks seda blokkahela tehnoloogiat kasutatakse. Ja nüüd küsimus, et kui meie tahame investeerida, Bitcoinist rääkisime, tegemist on digitaalse kullaga ja investeerimiste ees on seal taga nagu üsna selge, Ethereumi investeerimiste ees üsna selge, teised investeerimiste eesid sõltuvalt väga palju sisuliselt projektidest, on ju, toome Single Earth võib-olla näitena. See on võib-olla selline üks nagu mulle lähedane selles mõttes, et üritatakse kaitsta biodiversity ehk meie loodust, aga jällegi see väärtus sõltub sellest, kui palju inimesi liitub kogu selle ökosüsteemiga, on ju? Jah, mis küsimus siis oli täpselt, et Single Earthi näitel, mismoodi kuidas mina investorina saaks Single Earthina
rikkamaks või sisuliselt, miks see coin'i väärtus peaks seal kasvama? Okei. Ma võin rääkida, et Single Earthiga siis krüptoklubis on ja me teeme iga nädala tagant, ütleme 2 korda kuus üritame teha selliseid krüptoüritusi, mis on kõik täiesti tasuta ja siis ühel sellisel üritusel me siis tegime Single Earthiga koos, käisime nende kontoris seal külas ja tegime üle internetis üritust. Et ma päris hästi tean, mismoodi see nende teenus või toode töötab. Ausalt öeldes, ausalt ütlen siis, ma ei tea, kas sul on võimalik rikkamaks saada Single Earthi investeerides. Küll aga ma tean, et see äri, mis nad siis teevad, on loonud oma krüptoraha, see krüptoraha on ju tagatud metsamaaga. Nüüd, kui sa oled metsaomanik, siis kindlasti sul on võimalik rikkamaks saada selles mõttes, et sa paned oma metsa sinna süsteemi ülesse ja siis vastutasuks sa saad nende enda token'id, mida kutsutakse merit tokeniteks. Ja kui ühel hetkel sa hakkad saama neid token'id müüa, nendel tekib mingi turuhind, mida hetkel veel ei ole, siis sa saad põhimõtteliselt oma metsa eest, mis niisama ka kasvab juba, et sa hakkad järsku saama mingit ekstra tulu, mida praegu ei ole võimalik saada. Et niimoodi on kõige kindlam moodus sul sellega raha teenida. Nüüd, kui sa mõtled, et kas sul on võimalik teenida sellega raha nii, et sa lihtsalt lähed ja ostad neid token'eid, mis nad on teinud, siis selles ma ei ole nii kindel, et ausalt öeldes nad on väga julgelt, väga suure ettevõtte juba ehitanud, seal oli vist mingi üle 80 inimese tööl, said suure rahastuse startupi investoritelt. Aga minu hinnangul veel on vara öelda, kas neil on olemas see product market fit on siis see startupi keeles, et kas nendel on toode, millel leidub kasutajaid. Et see külg, kui ma mõtlen erinevate krüptorahade peale, mulle meeldib ka see idee, et metsaga on tagatud see krüptoraha ja et mida rohkem sa oma metsa hoiad, seda rohkem sa seda krüptoraha saad, et ühest küljest aitan maailmale. See on sisuliselt offsettimine, on ju? Ettevõtted peavad niikuinii offsettima. Ka poolt ta peab hakkama ostma seda viisi, kuidas nad saavad kompenseerida oma negatiivset CO2 jällajälge, on ju? Ja Single Earth on lihtsalt üks viis, et ma ostan neid coin'e, siis ma põletan neid ja kuna nad on tagatud metsaga, see on veidikene see on indulgents, on ju, räägitakse. Ma ütleksin jah, et see on väga sarnane selle CO2 nende kvooti, aga tegelikult ütleme, konkreetselt võttes see ikkagi ei ole offsettimine, aga ma arvan, et see saavutab seda samat asja. Nüüd minu hinnangul, kui nad ühel hetkel lähevad laivi sellega, et on võimalik hakata turule müüma neid coin'e. Ma ka huvi pärast panin 100 eurot sinna, et sain 33 seda merit tokenit. Ma ei saa praegu mitte midagi nendega teha, ma ei saa müüa kellelegi maha neid merit tokenit, sest ei ole kedagi, kes ostaks. Aga ma loodan, et ühel päeval ma saan, see tekib mingi turg, ütleme krüptobörsile kuskil, et ma saan neid merit tokenid osta ja müüa seal. Ja siis tekib sellest turuhind. Ma arvan, et kuna see on mu isiklik teooria, ei tea, kas see läheb nii või mitte, aga ma arvan seda, et kui see krüptoraha merit muutub siis vabalt kaubeldavaks, siis tõenäoliselt selle hind langeb väga palju, et ta ei ole enam 3 eurot, vaid võib-olla ta on 50 senti. Et ma arvan seda sellepärast, et seal puudub praegu tasakaal nende metsaomanikega vahel, kes mindivad või loovad neid tokeneid ja siis nende inimeste vahel, kellel oleks nõudlus nende tokenite vahel, sest ma ei saa tokenite järgi, sest ma ei saa midagi teha nende tokenitega praegu, miks ma peaks ostma neid üldse, et nad peavad selle mure ka ära lahendama, et mul mingi reaalset väärtust saaksin selle tokeni omamisena. Et kui mul on valida, kas ma panen oma 100 eurot sinna merit tokenisse, kus ma ei saa mitte midagi, või ma panen mingisse teise tokenisse, kus ma võib-olla saan midagi ekstra, siis ma praeguse seisuga panin selle teise tokeni. No see on sama teema, et kui palju seda loodust praegu väärtustatakse. Ta on veidikene selle taga, et kuna ta on tagatud, siis ongi, et kui suur nõudlus selle metsa vastu sisuliselt oleks ja kui, ma ei tea, meil oleks järjest vähem metsasid, aga samas järjest suurem nõudlus selle korvemise üle, offsettimise üle, et ma ei tea, iga ettevõte hakkab ostma neid offsette, siis see väärtus võib kasvada ja rikkamaks saada. Aga ma saan aru, üldine pikaajaline viis on tegelikult see, et ostad regulaarselt, põhimõtteliselt sarnane indeksfondidega Bitcoini, Ethereumit. Kas sa oskad nimetada veel mõnda krüptot, mida sisuliselt pikaajaliselt on võimalik, millesse investeerida, mille väärtus on üles läinud?
Neid on palju jah, aga ma isiklikult ütleks, et ma olen ka põhimõtteliselt Bitcoin ja Ethereum on need krüptorahad, mida ma oman oma portfellis, aga siis on olemas sellised krüptorahad, mis kutsutakse Layer 2 krüptorahad, mis peamiselt siis Ethereumi peal ja nende hind on viimasel ajal päris palju üles läinud. Näiteks üks nendest on Polygon. Tasub uurida seda maailma, et nad ka lahendavad konkreetselt ühte probleemi seal krüptoraha maailmas ja ma ei näe nagu põhjust, miks inimesed ei peaks neid krüptorahasid, neid Layer 2 krüptorahasid tulevikus kasutama. Et kui ma peaksin selle oma krüptoinvesteerimisportfelli praegu koostama, siis ma ostaksingi Bitcoini, Ethereumi, ostaksin Ethereumi Layer 2 krüptorahasid ja siis ostaksin krüptorahasid, mida saab steikida, millest me täna pole rääkinud, ja siis ma vaataksin võib-olla, et äkki saab raha kuskile DeFi'sse panna, et kus sa saad mingit intressi, et kuidagi nende asjade vahel jaotaksin oma portfelli laiali. Igatahes me oleme sellest viimasest lausest saanud aru, et maailm on suur ja lai, me ei ole paljudest asjadest rääkinud ja sarnaselt sellele, miks meil investeerimisklubid on, seepärast ongi vaja üht krüptoklubid, on ju, et kõik neid erinevaid asju rääkida. Aga kusjuures jällegi krüpto kasutuselevõtust, kui tehakse ETF-i ühe krüpto kohta ja Polygoni kohta oli tehtud ETF, Matic, siis see juba tähendab seda, et kui juba fondide kaudu pakutakse sulle investeerimiskrüptosse, siis see juba nagu näitab ära selle siuke usalduse taset. Aga ma arvan, selle noodi peal me võime muidu väga pikalt krüptost rääkida. Kindlasti soovitan krüptoklubiga liituda. Nagu Roman ütles, tasuta, kui tihti teil toimuvad need või mis päevadel kohtumised? Ja, et soovitan minge Facebooki ja kirjutage otsingusse krüptoklubi, 2 sõna on ju, siis te leiate ühe Facebooki grupi ja siis seal on alati info, kui tuleb uus üritus. Näiteks homme meil tuleb õhtul kella 7 krüptoklubi üritus, kus NFT-dest. Tuleb rääkima üks inimene, Erki Koldits, kes omab seda Ape Yacht Club NFT-d, mis on siis maailma kõige kallimate NFT-de kollektsioon, et kõige odavam NFT maksab üle 100 000 euro. Tal on endal see NFT, ta näitab seda, räägib, mis sellega teha saab, kuidas sellega raha saab teenida, mis uksi see maailmas on tal avanud ja nii edasi. Et sarnaseid üritusi näiteks kavatseme nüüd järgmist teha raamatupidamisega seoses, tuleb enne maksude tasumise aeg, et kuidas eraisikuna teha krüptoraamatupidamist. Oi, väga vaja. Ma just eile tegelesin krüpto deklareerimisega, nagu inimesed, palun minge ettevõtte alt investeerimisega, kui te tahate krüptosse investeerida eraisikuna, see on lihtsalt liiga painful, väga raske, ütleme niimoodi, deklaratsiooni jaoks andmeid kokku saada. Ma ise soovitan seda sama alati, et investeeringa läbi ettevõtte. Väga hea. Ma olen ise kusjuures krüptoklubis, ma ei tea, kas ma olen liige või millal teil need liiget on, aga vähemalt ja ma neid teavitusi saan ja mõnel üritusel olen ka kõrvalt kuulanud, et see on tõesti üks selline maailm, mida tasub eraldi uurida, aga nõus, Bitcoin, Ethereum on ka minu portfellis hetkel need 2 väga väikse osakaaluga, mul on alla 1%, maksimum võib olla nagu 2% kasvatan, mul hetkel on füüsiline, no mitte füüsiline kuld, vaid nagu indeksfondi kaudu nagu päris kuld on 4%, et hoian, ma ei tea, on konservatiivne, mitte konservatiivne joon, aga nagu väikse osakaaluna portfellist. Aga kindlasti, et mitte maha magada, et isegi kui tuleb välja, et see ongi tulevik, sest tehnoloogia on tõesti uuenduslik, lahendab mitmeid probleeme, et mitte jääda ilma sellest väärtusest. Ja mina meenutan ka, et meil 23. mis on esmaspäev, ma teen esimest korda sellise veebiseminari nagu investeerimise A ja O, kus me käime üle tegelikult kõik investeerimisvõimalused. Praegu me rääkisime krüptost, aga meil on olemas aktsiad, võlakirjad, kinnisvara, meil on olemas jällegi kuld, mida ma mainisin, digitaalne kuld, krüpto on olemas indeksfondide kaudu või fondide kaudu kuld. Võimalusi on palju ja esmaspäeval on võimalik ka kuulata, mis võimalused on, mis on nende plussid, miinused ja millest lähtuvalt neid valikuid teha. Aga Ramal, ma ütlen sulle suur aitäh. Ma loodan, et meie kuulajad või vaatajad, järelvaatajad said palju targemaks ja kus sind saab leida, kas saab sulle kirjutada, kui mul on küsimus ühe projekti kohta?
ja kirjutage mulle Facebookis, Messengeris või võite ka saata emaili mulle roman@krüptoklubi.ee. Et krüptoklubi, siis krüpto on Y-ga seal keskel, aga vabalt vastan kõikidele järelpärimistele, et see ongi mul niisugune, kuna ma tööl enam ei käi, siis ma arvan, ma sellega tegelengi, et ma nõustan inimesi enne krüptoteemadel ja ma lisaks inimestele ka ettevõtetele annan nõu siis, et mida krüptomaailmas teha. Aga kas te krüptoklubis avalikult ka publitseerite, et ma ei tea, kui 100 inimest juba küsib sinu käest mingi ühe projekti kohta, et kas te niimoodi ülevaateid ka annate, et selle kohta meie ametlik arvamus on või Romani avalik arvamus? Oleme jaganud seal mõndade kohta, mille puhul me oleme arvanud, et on skämm ja mille puhul väga palju küsimusi on tulnud. Väga hea. Kuule, aga suured aitäh sulle ja aitäh kuulajatele ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.